Mummuline kruus läks katki, mummud jooksid laiali. Killukisasid ja sangal, kael läks valust õieli. Pole hullu lausus isa, see vaid väike piimapära. Mummudest on rohkem kahju, kurb on killukära. Tabapapapa, 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 mummuline kruus läks katki, mummud jooksid laiali. Killukisasid ja sangal, kael läks valust õieli. Killud pidid õnne tooma, lausus lõpuks ema. Korjas killud põlle sisse, põlle mummulema. Papapapa, 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 papapa, mummuline kruus läks katki, mummud jooksid laiali. Killukisasid ja sangal, kael läks valust õieli. Mummuline kruus läks katki, mummud jooksid laiali. Killukisasid ja sangal, kael läks valust õieli. Tüüba, las sadada, nüüd soovin ma, sest vihma taga kõrgub vikerkaar ja selle kohal minu mõttelen, kui luumivalgeke, kes ootab printsi, nii seal tunnen end. Ma tunnen, siin lähedal on kuskil kuu, mis valgeks teeb me ööd nii unetud. Ma olen kuulnud kuldsest linnudest, mis sinna viib, kus 7 taevas avatud on minu ees. Mis sest, et olen maa peal ja vihma käes, sest et ilm on nii õudlik ja külm, nii külm. Sest see kõik on mööduv ja jääb vaid see, mis hetkel on veel mõttelen. Aeg seisvat näib, sest igal pool mul öeldakse ma olla veel liiga noor. Kuid vaevalt seda keegi täpselt teab, mil õige aeg on selleks teiseks olema ma kuidas pean. Ei tea ma, mis sest, et olen maa peal ja vihma käes, sest et ilm on muutlik ja külm, nii külm. Sest see kõik on mööduv ja jääb vaid see, mis hetkel on veel mõttelen. Las sadada, nüüd soovin ma, sest vihma taga kõrgub vikerkaar ja selle kohal minu mõttelen, kui luumivalgeke, kes ootab printsi, nii seal tunnen end. Ma tunnen, las sadada, nüüd soovin ma, sest vihma taga kõrgub vikerkaar. Tere õhtust kõigile headele spordisõpradele siin Kernu mõisas ja loomulikult ka tervitame kõiki, kes vaatavad hetkel meid online'is. Kui mina käin oma naabrimeestega trennis, jookseme ja sõidame ratast. Paar nädalat tagasi, kui me käisime jooksmas, mõtlesime välja, et nagu me teame, kõik öeldakse ikka, et eestlane olla on uhke ja hää. Meie mõtlesime, et sportlane olla on samuti uhke ja hää, kuigi tõepoolest me ei ole professionaalsed sportlased, aga siiski me teeme sporti. Täna aga siin me saame teada, kes on Saue valla sporditähed 2019. Sellist üritust tehakse juba teist korda ja kokku laekus sporditähtede nominentideks peaaegu 77 nime. Kokku on 6 kategooriat.
loomulikult on Saue vallas kokku erinevaid spordialasid ja spordiinimesi väga palju ja need on väga mitmekesised alad. Loomulikult selle üle on Saue vald väga uhke. Loomulikult me saame täna siin ka eriti tänada kõiki neid inimesi, kes võtsid osa Eesti omavalitsuste suve- ja talvepäevadel. Ennem aga, kui jõuame nende pidulike hetkede juurde, ma annaksin sõna kõigepealt Saue vallavanem Andres Laiske. Kõigepealt pean vabandama väikese hilinemise pärast, aga kallid sõbrad, et maantee pealt siia maha pööramine oli juba ise nii hasartlik ja adrenaliini pakkuv tegevus, et sporti pole selle kõrval vaja enam tehagi. Et võib-olla kogisite ka ise. Aga kõigepealt mul, kallid Saue valla sporditähed, on ülim hea meel teid täna sellel pidulikul galal tervitada. Ma räägiks sissejuhatuseks ühe loo. Elanud kord üks puuraidur, kes väga oma tööd armastas ja igal võimalusel aitas meestel puid teha. Ja läinud ta siis oma abikätt pakkuma ühele metsamanikule, kellel seda ka just parasjagu vaja oli. Ja ees asus asja kallale hoogsalt, leppisid kokku, palju ja kuidas seda tasustatakse ja esimesel päeval oli 15 puud murtud maha ja tehtud. Mees oli rahul, peremees ka ütles, kiitis, ütles, et tubli, jätka samas aimus. Teisel päeval mees mõtles, et teeb rekordi, punnis ja pigistas, sai ainult 10 puud maha võetud. Noh, natuke oli häbi nagu ees, aga elas üle, mõtles, et järgmine päev panen endast viimase välja ja läkski seda tegema ja õhtu lõpuks oli 7 puud ainult maha võetud. Ei jäänud mehel muud üle, kui läks peremehe juurde, et mina ei tea, et olen vist mina vanaks jäänud või ei ole mul seda jaksu, aga mina enam nii hästi seda tööd teha ei saa ja sellist rekordit mul enam juba esimese päeval ei tule. Peremees mõtles natuke, ütles, et aga millal sa sõber oma kirvest viimati tervitasid? Selle lõttu mõte on selles, et vaieldamatult on spordi tegemine midagi, mis vajab palju pühendumist ja kindlasti ka väga head füüsilist ettevalmistust. Aga ma usun siiralt, et need inimesed, kes täna siia saali on kogunenud, et nendel on olemas veel see midagi, et teie kirves on just nimelt see terav kirves, mis aitab teil oma tulemusteni jõuda ja seda paremini ja kõrgemale kui teistel. Ma sooviksin täna õhtul teile esmalt just seda, et hoidke oma kirved ikka teravad, et toore jõu kõrval ja sellisel noorusest või siis ka millegi muust pakatava tahtmise kõrval oleks teil alati ka peas see midagi erilist, mis aitab neid tulemusi saavutada. Ja et on vabariigi 102. aastapäeva suhteliselt eelõhtu, siis loomulikult tahaksin ma teid kõiki tervitada ja tänada Eesti Vabariigi sünnipäeval, eriti arvestades, et läbi on saamas 2-aastane Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli ja sündmuste tähistamise aeg. Ma usun, et kui keegi vaatab tagasi Eestile 50 aasta pärast või 100 aasta pärast, siis kindlasti see, mida sealt meenutatakse ja mis on ajaloo annaalides kirjas, ei ole need igapäeva olmekemplused, poliitika teatrilavadel esinemised ja teistele ärapanemised või sõnavõtmised. Vaid ma usun, et just need tänapäeva kotkad ja palusalud, pikkuusid ja loorid, miks mitte salumäed ja nooled, need sünnivad just nimelt sellisest keskkonnast, kus on tugev sportlik meeleolu, hea suhtumine, õige suhtumine ja just nimelt see on see, mida 50 aasta pärast saab Wikipeediast või
või mõnest muust infoallikast, mida me täna uneski ei oska näha, lugeda. Ja teie olete need, kes on andnud oma väga tugeva ja väärika panuse sellesse, et Saue vald ja Eesti saaks olla oma sporditähtede ja nimedega sõna otseses mõttes nii suurel ekraanil kui maailma pildil ja kaardil. Aitäh teile selle eest ja ma soovin teile tänase gala puhul meeldivat mõnusat meeleolu ja loodan väga siiralt, et see tunnustus jõuab just nende inimesteni, kes eelkõige ise tunnevad, aga mitte vähem tähtis ei ole, et ka need teised tunneksid, et just õiged inimesed on sellel aastal saanud selle tunnustuse. Kena pidu teile kõigile! Sulle tänud, sõna saab Saue abivalvanem Andres Kaarman. Nii, aitäh ja tere õhtust kõigile siia nii-öelda sporditähtede galale, et ma luban, et ma teen suhteliselt lühikese sõna ja võtan natuke õhtujuhi rolli üle, et annan ühele teisele inimesele veel sõna, aga see tuleb väikse üllatusena. Et Andres juba ütles tegelikult päris sisukaid mõtteid, aga mis ma tahaksin öelda, et teie olete täna siin need sporditähed, aga minu jaoks on sporditäht iga see väike poiss või tüdruk või miks mitte juba eakas inimene, kes kuskil kepikõndi teeb või diskikettaid loobib, sest et kõige suurem saavutus spordis pidi see olema juba, et kui sa diivani pealt püsti saad ja ukseni jõuad ja tossud jalga tõmbad. Et eks see spordis on nii, et tihtilugu märgatakse kõige rohkem just neid, kes diplomeid, karikaid, medaleid, kõike muud head ja paremat koju toovad, aga ka tihti jäävad just märkamata need, kes niisama oma rõõmuks liigutavad, kellel põsed on punased ja tänu sellele on nad oluliselt ka nagu tervemad. Aga nii nagu kooliski ei ole kasu lihtsalt trennist ja õppimisest ja muust asjast, et väga oluline on tegelikult ka tunnustamine, et sind märgatakse, et sinu saavutusi märgatakse ja see on edasiviiv jõud, et õpilastel samamoodi ju, et kui ikka mõnda head sõna ei öelda, siis jääb võib-olla ka natukene sellist hinge taha midagi. Et lühidalt tahakski öelda, et teie olete täna siin need nii-öelda kirsid tordil, aga et need kirsse tordi peale panna on vaja palju suuremat ja laiapõhjalisemat tööd teha, et see tort üldse valmis teha. Ja oli küll juttu, et see on vist teine kord koguneda, aga ütleme Saue linnast me oleme vist kogunenud juba rohkem aastaid, kui mitte 10 äkki, Valdis oskab täpsustada. Et see on tegelikult see, mille jaoks see vald nii-öelda kokku on pandud, mis on selle positiivne pool, on see, et kõik head traditsioonid on üle tulnud ja et meie valdades ja Saue linnas olid head ja tugevad traditsioonid, näitab tegelikult see, et ükskõik kus vallakeskustes sa käid, siis need karikate kapid ja riiulid on juba nii pungil täis, et mingil hetkel tuleb vallavanema juurde minna, et tuleks üks uus väike maja ehitada, kus need karikad kõik välja panna. Aga mina selles mõttes lõpetaksin ja tegelikult ma tahaks sõna anda Kuldarile. Kuldar just enne ütles, et ta on natuke väriseb ja on ütles, et äkki Andres räägib tema eest, aga Kuldar on meil täna tegelikult spordikomisjoni esimees ja võiks olla nagu volikogu esindaja, et näitamaks seda, et ka volikogu tasemel on sport ja tervislikud eluviisid igati väärtustatud, et nii-öelda õhtujuhi ja korraldajate nõusolekul. Kuldar, tule ütle ka paar sõna. Pärast ikka tere ütled. Üllatusi täis on täna õhtu, jah. Aga tere õhtust ka minu poolt ja tõesti tahaksin tänada Saue valla spordikomisjoni, volikogu spordikomisjoni poolt kõiki sportlasi, treenereid ja üldse inimesi, kellele sport korda läheb. Et kui nüüd filosoofiasse laskuda, siis on sport nagu üks looming ja sportlane nagu selle teostaja ehk looja. Ja ma arvan, et loomingus on iga hetk on kordumatu ja ka
spordis on iga hetk kordumatu ja seda rohkem veel, et see hetk ise koosneb veel tuhandetest ja tuhandetest pisiasjadest ja ainult siis, kui need hetked või need pisiasjad kõik nagu kokku lähevad ja üheks saavad, siis tuleb tulemus. Arvan veel, et kõik teie, kes te olete esindanud Saue valda nii talimängudel, suvemängudel kui ka mujal, olete ära teeninud ühe suure aplausi meie kõigi poolt ja peaasi oleks see, et sport oleks emotsioone loov ja tervist toov. Aitäh teile kõigile, ilusat pidet! Suured tänud ja olemegi jõudnud tänase õhtu kõige pidulikuma osa juurde, milleks on loomulikult Saue valla sporditähed 2019 gala. Oi, tuli ette siia. Väga hea. Ja külalised, nagu ma mainisin eelnevalt, on meil kokku 6 kategooriat ja esimene kategooria, millest me alustame, on Saue valla meessportlane. Kokku on 3 nominenti ja kui me nimetame nominendi, siis olge nii kenad ja palun tulge siia ekraani ette. Esimene nominent. Ergo Mets. Sõudja, jooksja. Parimad saavutused eelmisel aastal Telia sisesõudesarja 3. etapp Eesti meistrivõistlusel Alfa 2019 parasõudmine 1. koht. Telia sisesõudesarja Eesti meistrivõistlused paraklass 1. koht. Ironman Tallinn võistkondlik 3. koht jooksmises. Sissemäe sõjasportlaste MM Hiinas 400 meetris 1. koht. Sissemäe sõjaväelaste maailmeistrivõistlused Hiinas 1500 meetri jooks 3. koht ja Pärnumaa lahtised meistrivõistlused sisesõudmises paraklass 1. koht. Palume ette tulla. Järgmine nominent. Lauri Malsroos. Rattaorienteeruja ja orienteeruja. Parimad saavutused eelmine aasta. Rattaorienteerumine maailmeistrivõistlused lühirada 5. koht. Rattaorienteerumine maailmakarika etapp pikk rada 4. koht. Rattaorienteerumine maailmakarika etapp sprint 3. koht. Rattaorienteerumine Euroopa meistrivõistlused sprint 1. koht. Rattaorienteerumine Eesti meistrivõistlused lühirada M21 2. koht. Tavarada 1. koht. Sprinditeade MN21 2. koht ja Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumine lühirada M21 6. koht ja tavarada 5. koht. Palume ette tulla. Ja 3. nominent on meil Tanel Rauk. Kestvuse krossi sõitja ja parimad saavutused eelmine aasta Eesti meistrivõistlused kestvuskrossis 1. koht, Balti meistrivõistlused kestvuskrossis 1. koht, Läti meistrivõistlused kestvuskrossis 2. koht ja Euroopa karikavõistlusel 4. koht. Palume ette tulla. Tundub, et Lauril on siin konkurents küllaltki nigel hetkel. Daamid ja härrad, ja Saue valla meessportlane on Lauri Malsroos. Üllatus, üllatus. Lauri, ennem kui sa edasi liigud, siis väga lihtne küsimus on käes aasta 2020, siis milline on selle aasta vast kõige suurem eesmärk või kõige tähtsam võistlus, mis ees on tulemas? No üks kõige tähtsam võistlus on ikka maailmameistrivõistlused, et kuna eelmine aasta kogesin üsna palju ebaõnne seal, siis loodan see aasta rohkem õnne kogeda, et tahaks ikka paremini teha.
Väga hea, loodan väga sind ka järgmine aasta samal üritusel näha. Aitäh! Aitäh! Järgmine kategooria Sauepalla naissportlane. Ja nominent on meil esimene Liisa-Marie Lääne. Sõudja ja parimad saavutused eelmine aasta. Eesti meistrivõistlused U19, U23, 2000 meetris esimene kohta. Baltic Open Rowing Championships 2000 meetrit esimene koht. Sama võistlus 500 meetrit esimene koht. Eesti meistrivõistlused sprindis 250 meetrit esimene koht. Eesti meistrivõistlused sprindis 250 TA1 0,56,0 esimene koht. Küll on ka keerulised alad meil siin. Eesti meistrivõistlused sprindis 250 meetrit N1 esimene koht. Eesti meistrivõistlused sprindis 250 meetrit esimene koht. U19 Euroopa meistrivõistlused sõudmises Esseni Saksamaal 2000 meetrit 8. koht. Eesti meistrivõistlused sisesõudmises TA 2000 meetrit 3. koht ja nii edasi. Võistlusi oli tal väga palju ja palume Liisa-Marie Lääne siia ette tulla. Seda enne, kui ma lähen järgmise nominendi juurde, küsin, et oli sul aega ka kodus olla? Ei, isegi kooli ei jõudnud. Lähme ka edasi. Nominent järgmine on Annika Teska. Annika Teska on kõrgushüppaja. Ka siin on samuti eelmise aasta saavutusi väga-väga palju. Loon ette mõned. Harju meistrivõistlused Tallinn esimene koht, Eesti U23 meistrivõistlused esimene koht. Balti meistrivõistlused 3. koht, Eestimaa suvemängud 2. koht, Eesti karikavõistlused 3. koht, Eesti meistrivõistlused Pärnu rannastaadioni kergejõustiku õhtu esimene koht ja nii edasi ja nii edasi. Palume Annika ette tulla. Ja 3. nominent on meil Eili Paap. Eili Paabi eelmise aasta mõned võistlused olid järgmised. Ja tule julgelt, ära häbene. Samal ajal ma loen, nimekiri on pikk. Harju meistrivõistlused 100 meetris vabalt ja selili ujumise esimene koht. Talliujumise Eesti meistrivõistlused 85 meetrit rinnul esimene koht. 25 meetrit delfiini teine koht. 50 meetrit vabalt teine kohta. Avavee ujumise Eesti meistrivõistlused 3 kilomeetrit esimene kohta. Avavee ujumise Eesti seeriavõistluse üldarvestuse teine koht ja nii edasi. Lisaks oli seal ka palju rahvusvahelisi võistlusi ja nüüd võid tulla, palun. No, ma küsin ka siit ühe lisaküsimuse ikkagi. Ma lugesin siin, et on ka taliujumine. Kui regulaarselt sa käid taliujumises? 2 korda nädalas trenni tegemas. Aga hetkel just pühapäeval saabusime taliujumise maailma meistrivõistlustelt. See oli Slovakkias? Sloveenias. Sloveenias. Läks hästi? Väga hästi. Ja koht oli seal mitmes? Maailma meister. Palun väga, aplausi! Ja Saue valla naissportlane on naine, kes ei ööbi, ega ei söö, ega ei käi koolis. Liisa-Marie Lääne.
aplausi parimatele. Ja liigume edasi, järgmine on meil Saue valla seenior meessportlane. Ja esimene nominent on meil Urmas Väärtnõu. Urmas on kabetaja, parimad saavutused eelmine aasta. Eesti meistrivõistlused tavakabes 3. koht. Eesti omavalitsuste talimängud võistkondlik 2. koht. Maailma karikavõistluste etapi kiirkabese 15. koht. Ja maailmameistrivõistlused kiirkabes 28. kohta. Palun ette tulla. Teine nominent. Ain Kilk. Ain Kilk on jooksja. Eelmise aasta saavutused. Eestimaa suvemängud 800 meetri jooks 1. kohta ja 3000 meetri jooks 1. kohta. Palun ette tulla. Ja 3. nominent. Johannes Tasa, orienteeruja. Eelmise aasta saavutused maailma meistrivõistlused Rogeenis 1. koht. Eesti meistrivõistlused lühirada 3. koht. Ja M65 Harjumaa meistrivõistluse suund 1. koht, M65 valik 2. koht. Palun ette tulla. Ja Saue valla seenior meessportlane on Johannes Tasa. Aitäh! Järgmine kategooria on meil Saue valla seenior naissportlane ja esimene nominent on meil Hille Tasa. Hille on meil orienteeruja ja eelmise aasta saavutused Eesti meistrivõistlusel lühirada 3. kohta N65, tavarada 5. koht N65 ja pikkrada 4. koht N65 ja Harju meistrivõistlused suund 1. koht N65 ja valik 1. kohta N65. Palun ette tulla. Teine nominent. Tiia Brakman, ujuja. Eelmise aasta saavutused. MM Masters Lõuna-Koreas 3 kilomeetri avavee ujumises 8. kohta N60. Teate ujumises kombineeritud teade 4. koht, teate ujumises vaba 5. kohta, Eesti lahtistel taliujumise meistrivõistlustel 1. koht, 100 meetri vabalt distantsil 1. koht ja 50 meetri vabalt 1. koht, 25 meetrit delfiini 1. koht, 25 meetrit rinnuli N60 vanuseklassis, taliujumise maailma meistrivõistlustel 3. koht N60, Eesti meistrivõistlused avavee 3 kilomeetri ujumises 1. koht N60 ja nii edasi. Palun ette tulla. Tekkis üks lisaküsimus. Kui palju te nädalas kokku ujute? Mitte eriti palju. No kui te ütlete näiteks, et mina ujun võib-olla 50 meetrit nädalas, kui palju teie ujute? Noh, nii 2-4 kilomeetrit. Jah, seda nüüd küll. Ma ei oska ujuda, mul selles probleem ongi. See jah, kui teie 40 kilomeetrit ujute, mina olen juba vetikaks muutnud seda alla.
ja liigume edasi ja kolmas nominent on meil Margit Viilep. Margit on meil discgolfar ja eelmise aasta saavutused Eesti meistrivõistlused, esimene koht Pro Masters Women 40+ klassis ja Eesti talvised meistrivõistlused, teine koht FP40 ja Eestimaa suvemängud, esimene koht senior N40+, Eestimaa suvemängud discgolf võistkondlik, esimene koht. Palume ette tulla. Ja Saue valla seenior naissportlane, üllatus, üllatus, Tiia Brakman. Saue vald on väga rikas oma erinevate spordisündmuste poolest ja sedapuhku on Saue valla spordisündmusele välja pandud 3 nominenti, kes jäid sõelale. Ja esimene nominent on Elisa Troll Racing League etapp. Tegemist on rahvusvahelise etapiga, mis jõudis tuhandete vaatajateni otseülekandes üle Eesti ja avas droonide võidusõidu sisehooaja. Etapp toimus uhiuues Saue spordihoones sisejalgpalliareenil, mis peaaegu näib olevat justkui mõeldud droonide võistluseks. Kõrged laed, täielik võrk, pehme põrand ja suur ala tähendasid seda, et piloodid suutsid selle tõepoolest maksimaalselt üles lükata. Osalenud piloodid andsid vägagi positiivse hinnangu kogu toimuvale. Rada pälvis ühtlasi ka EDRL sarja uhkema raja tiitli. Aplausi. Ja tule ette muidugi. Mees nagu orkester. Tekkis küsimus. Kindlasti paljud on näinud, mismoodi droon lendab. Siin üleval pini saad vahetama meil erinevatel sündmustel. Siis minu lihtne küsimus on, kui kiiresti tegelikult võistlusdroon lendab? Kiirus ei ole niivõrd tähtis, kuivõrd see, et umbes 0,2 sekundiga on 100 sees. 100 kilomeetrit tunnistes. Kiiremini kui auto? Väga palju kiiremini kui auto, jah. Ma tead, et nad vaikselt sumisevad, liiguvad tasapisi edasi. No siis, kui mina või sina lendame, siis nad sumisevadki, aga kui professionaalid lendavad, siis nad panevad ikka väga kiiresti. Seda küll. Ja järgmine nominent on meil Kernu terasmees ja Kernu terasnoine võistluse. Tegemist on väga mitmekülgse Kernu rahvamaja poolt korraldatud võistlussarjaga, mis koosneb 23 spordialast. Algab sügisel ja lõpeb kevadel. Osaleid on 50 huvilise ringis. Sportlastel on sarjale vaid kiidusõnad. Sel aastal korraldatakse juba seda 6. korda. Palume korraldaja esindaja siia tulla. Ja kolmas nominent on Saue õhtujooks. 8. Saue õhtujooks osales kokku ligi 500 spordisõpra. Jooks kulges Saue linna teedel ja tänavatel. Põhijooksu eel toimusid lastejooksud staadionil. Jooksul osalemine kogu perega on üha enam populaarsem. Eelmise aastal autaustati 50 perekonda. Osalejad tuleb starti üle Eesti. Jooksjate tagasiside korralduse ja võistlussüsteemi kohta on alati olnud positiivsed. Ühel jooksu osaleja kommentaar. Saue õhtujooksud osalesin ma teist korda ja jätkuvalt jagan vaid kiidusõnu. Ilma liialduseta on sellest saanud üks mu lemmikjookse must be ürituse. Põhjused on lihtsad. Esiteks on tegemist kogukondliku jooksuga, kus on suurem osa Saue elanikest.
kõik on kohale tulnud, väikesed ja suured. See sõbralik õhkkond, mis ürituse ajal valitseb, on nii soe ja mõnus. Ja kuigi ma tulin naaberlinnast, ei tundnud ma end võõrana või üleliigsena. Kõik olid teretulnud, rada on seal samuti väga kiire. Ja Saue valla, ja palun esindajad siia tulla. Kõik nominid on ilusti kohal. Ja Saue valla spordisündmus 2019 on Saue õhtujooks. Aplausi parimatele. Üks, kaks. Tere õhtust. Ma kasutan juhust ja võtan ka sõna programmi väliselt. Nii hea meel on teiega siin täna koos olla. Mulle meeldib kirjaniku Hemingway ütlus. Sport õpetab ausalt võitma. Sport õpetab väärikalt kaotama. Niisiis, sport õpetab kõike. Ta õpetab elu. Ja teie elud siin täna on väga tihedalt seotud spordiga. Sport on teie südametes, sport on teie mõtetes, sport on teie tegudes. Teie sportlikud saavutused on vägagi märkimisväärsed. Ja Saue vald on äärmiselt uhke teie üle. Te olete supertublid. Mina tänan Saue õhtujooksu osalejaid. Tõesti, eriline pall läheb peredele, kes üheskoos liikumisaktiivsust harrastavad. Ja ühtegi võitu ei ole võimalik saavutada üksinda. Et kõik need aastad olen ma olnud väga õnnelik, sest mul on olnud selline meeskond tiimis, kes seda kõike on koos minuga teinud. Ja nad on kindlasti minu jaoks väga asendamatud. Et suur tänu kõikidele Saue õhtujooksu koostööpartneritele. Teile soovin täna meeleolukat õhtut ja edukat olümpiaastat, säravaid sportlikke saavutusi ja jätke siis meelde, et teie maksimumist täiesti piisab. Aitäh! Ja jäänud on meil veel üks kategooria ja Saue valla spordihing 2019. Ja esimene nominent on meil Ants Kiisa. Ants on pikaajaline treener olnud nii Nissi põhikoolis kui ka Audentese spordiklubis. Ta on oma töös pühendunud, olles õpilastele alati toeks. Ants on neile kui treener, sõber ja isa. Tema õpilased on saavutanud kõrgeid kohti Eesti ja Harjumaa meistrivõistlustel, Eesti omavalitsuse suvemängudel ja ka rahvusvahelistel võistlustel. Tema sihid on alati väga kõrged. Järgmine nominent on meil Valdis Toomast. Aastakümned on ta olnud Saue jalgpalliklubi ihu ja hing ning viimased aastad aktiivselt õla alla pannud ka discgolfi arengule. Kui on võimalus võistelda või kui vaja valda maakonnas vabariigis esindada, on Valdis esimesena kohal. Selleks, et sporditegevus ja liikuvate eluviiside propageerimine oleks ikka vallamajas tähelepanu all ja au sees, oli Valdis üks eestvedaja, et volikogul oleks eraldiseisev spordikomisjon. Eelmisel aastal uksed avanud Saue spordihall
on ilmekas näide sellest, kuidas sihikindlalt ja kompromissitult oma unistuste suunas liikudes on võimalik ellu viia ka pealtnäha võimatuid asju. Palume valida siia tulla. Ja kolmas nominent, Ester Legonkov. Ester on parim kehalise kasvatuse õpetaja ja treener. Tema õpilastel on edukad võistlustulemused Vabariigis ja Harjumaal. Palume Estril tulla siia. Ja Saue valla spordihing 2019 on Valdis Toomast. Aitäh! Vallis võib jääda siia. Me palume siia nüüd ka kõik eelnevate kategooride võitjad ühisele pildile. Palun võtke siis oma meediat kaasa. Kõik eelnevate kategooride võitjad, palun tulge siis oma meediatega siia ette ühispildile. Teeme kaks erinevat pilti. Üks ainult sportlased ja siis paneme ka valla esindajad juurde. Mina ainult teile käsitlen. Teeme aplausi parimatele. Teeme aplausi veel kord Saue valla parimatele sporditähtedele. Meie pidulikumat osa jääb siin lõpetama Saue gümnaasiumi tütarlaste ansambel Hetk. Palun tüdrukud. Ei
see teedepall, kus tagasi tulla ei saada. Luiged lahkuvad taevale, sa ei lähe ju nendega kaasa. Jää mu tuppa, mu laulude pilusse, ise oled nii külm ja nii kauge. Meie hetki ma soojendan pihuses, kes soojendaks aga mu laule. Soojendaks mu tuppa, mu laulude pilusse, ise oled nii külm ja nii kauge. Meie hetki ma soojendan pihuses, kes soojendaks aga mu laule. Istun aknal ma ja igav on mul, on igav ja mul on igav. Tunnen, kuidas miski rõhub mind rõhub mind miski rõhub. Jälle möödub päev, tund kaob, järel ta kaob ning vaid tuttav linnakära kostab mulle. Siin mul tuttav linnakära, istun aknal ma ja igav on mul. On igav ja mul on igav. Tunnen miski hinge raskeks teeb mu hinge. Mustad pilved sõuavad ees ning taevas ande pillab maale langeb tume öö. Ei tea, kui kaua ma istun siin aknal peal. Ei tea, kui kaua istun veel. Kaua istun ma ei tea, ei tea, kui kaua ma kurvastama veelgi pean. Ei tea, kas tõesti jääbki nii. Kas tõesti jääbki nii. Nõnda padava tee. Papa, istun aknal ma ja igav on mul. On igav ja mul on igav. Tunnen, kuidas miski rõhub mind rõhub mind miski rõhub. Jälle möödub päev, tund kaob, järel ta kaob ning vaid tuttav linnakära kostab mulle. Siin mulle tuttav linnakära. Ei tea, kui kaua ma istun siin aknal peal. Ei tea, kui kaua istun veel. Kaua istun, ei tea, kui kaua ma kurvastama veelgi pean. Ei tea, kas tõesti jääbki nii. Ei tea, kas jääbki nii. Ei tea, kui kaua ma istuma siin aknal pean. Ei tea, kui kaua istun veel. Kaua istun ma ei tea, kui kaua ma kurvastama veelgi pean. Ei tea, kas tõesti jääbki nii. Kas tõesti jääb nii.
maini. Kui sa tunned, et sa enam ei jaksa ületada kõiki takistusi teel. Kui sa tunned, et sa tahaksid surra veidi veel. O Silvester, veidi veel, veidi veel. Maailm su pisaraid ei talu, ei talu. Ta vaid sind murrab välja seest. Maailm heal põlvili ei vaju, ei vaju. Kardab vaid sinu sugust meest. Kui sa tunned, et sa enam ei oska ja on murdumas su mehine meel. Kui sa tunned, et sa enam ei jaksa veidi veel. O Silvester, veidi veel, veidi veel. Su lihased päästavad meid jälle, päästad. No ütle, mis me ilma sinuta teeks, mis teeks. Hea on mõelda, et sa tuled. On mõelda hea, et oled teel. Kui kuskil köidiskutes vääneb mõni neiu või kuskil tunnelis plahvatab pomm. On mõelda hea, et ta pääseb. On hea mõelda, et lootust veel on lootust veel. La 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 Saue gümnaasiumi tütaransambel Hetk. Aitäh teile. Head külalised, head sportlased, meie pidulikum osa siin Kerdu mõisas hakkab läbi saama. Täname ka kõiki häid inimesi, kes vaatasid meid läbi telesilla. Ja kui sul tekkis küsimus, miks sind ei olnud see aasta siin, tee sporti ja oled õige pea kas järgmine aasta või juba ülejärgmine aasta siia jõudmas. Aitäh sulle!